1995. aastal asutati Tallinnas Õismäe serval Astangu toimetulekukeskus, mille direktoriks sai Maret Priske. Keskuses alustas õpinguid 60 noort 4 kutseõppe, 1 toimetuleku ja 1 ettevalmistusrühmas. 1997. aastal alustati rahvusvahelise koostööga. Esimene projektipartner välismaalt oli Arla instituut Soomest. Olles omast ajast ees, piloteeris Astangu keskus koos 3 Eesti kutsekooliga 1 semestri vältel IT-erialadel e-õpet ning 1999. aasta septembris alustasid õppetööga ka esimesed kuulmispuudega õppijad. 2000. aastal alustas keskus katsetustega, planeerides ja viies läbi rehabilitatsioonitegevusi õppijate personaalsete tegevusplaanide alusel ning juba aasta hiljem algaski töö individuaalsete plaanide järgi. Aasta hiljem nimetati Astangu toimetulekukeskus ümber Astangu kutserehabilitatsioonikeskuseks, sest oldi muututud kompetentsikeskuseks, mis jagas oma teadmisi ja kogemusi nii Eestis kui välismaal. 2002. aastal avati õpilaskodu, mis võimaldas vastu võtta õppijaid ka väljaspoolt pealinna. Õppetöö kinnistamiseks ja igapäevaeluoskuste arendamise toetamiseks alustasid õpilaskodus tööd ka esimesed sotsiaaltöötajad ja hooldajad. Astangu keskuse esimene õpiränne Saksamaale Neumünsteri kutseõppekeskusesse sai teoks 2003. aastal. Visiidil osalesid puidutööeriala õpilased koos neid saatnud õpetajatega. Uue spordisaali ja ujula avamine võimaldas nii õppijatele kui klientidele pakkuda senisest mitmekülgsemat füsioteraapia teenust. Samal aastal loodi rahvusvahelise projekti raames ka IT-erialade õpetamise metoodika ja õppematerjalid. 2005. aastal alustati Astangul riikliku teenusena sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamist. Septembris tehti algust peaaju-traumajärgse taastumiskursusega, eesmärgiks toetada inimese naasmist aktiivsesse ellu. Järgmisel aastal loodi 5-päevaline kutsesobivuse ja igapäevaeluoskuste hindamisprogramm Sihid selgeks, tänu millele on välja kujunenud ja ennast igati õigustanud tänaselgi päeval kasutusel olev uute õppijate vastuvõtmise protsess. Kaitstud tööteenuse esimene töötuba avati Astangul 2007. aastal. Sama aasta kevadel alustas keskuse uue direktorina tööd Mari Rull. Aasta hiljem kujundati keskuse õppetöö ümber seoses seaduse muudatusega, mis ei võimaldanud jätkata Astangul kutseõppe pakkumist, olles samal ajal Sotsiaalministeeriumi haldusalas. 2009. aastal sõlmiti koostööleping Haapsalu kutsehariduskeskusega ning aprillis osalesid IT-rühmad esimest korda välispraktikal Saksamaal Don Bosco kutsekoolis Waldwinkel. Aastal 2010 alustas Astangul tegevust ajukahjustusega inimeste tugigrupp, mis pakub tänaseni suhtlemisvõimalust ja tuge igapäevaelu probleemidega toimetulekul. Uue kutseõppe-erialana alustas abikoka eriala. 2010. aastal katsetati Astangul esmakordselt Eestis Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemi EQUAS ning 2011. aastal sai kvaliteedimärgi 6 teenuse osutajat. Teiste hulgas Astangu kutserehabilitatsioonikeskus. Järgnevatel aastatel oli kvaliteedisüsteemi rakendamisega seotud juba üle 100 sotsiaalteenuse osutaja üle kogu Eesti. 2012. aastal eestindati ja võeti kasutusele pildipõhine karjäärinõustamise vahend JobPix, mis on seniajani tarvilik töövahend karjäärinõustamises nii Astangu keskuses kui mujal asutustes. Kasutusele võeti ka töövõime hindamise metoodika HAMET ning toimus spetsialistide koolitamine. Esmakordselt Eestis valmis kõiki kaasava elukeskkonna loomise ja kavandamise juhendmaterjal. 2013. aastal korraldas Astangu keskus tööandjatele koolituspäeva. Innovatiivse lähenemise ja koostöövaimu poolest teistele eeskujuks oleva õppepäeva eesmärgiks oli suurendada tööandjate teadlikkust ning julgustada neid pakkuma tööd ja praktikakohti erivajadustega inimestele. Koolituspäev pälvis Euroopa rehabilitatsiooniplatvormi innovatsiooniauhinna. Esmakordselt toimunud keskuse õppijate ja töötajate tutvumis- ja kohanemislaagris viidi läbi nii erialaseid kui sportlikke tegevusi ja mänge. Aastal 2014 alustati Astangu keskuse töötubades valmiva toodangu müügiga Facebooki lehel Head asjad Astangult. Esmakordselt toimus jõululaat, kus oma toodetega olid kohal erivajadusega inimestega seotud organisatsioonid.
Samal aastal liituti mitmekesisuse kokkuleppega, millega kinnitati, et austatakse inimeste mitmekesisust ning väärtustatakse võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui klientide seas. 2015. aastal hakati Astangul riikliku teenusena osutama tööalast rehabilitatsiooni. Aasta hiljem toimus Astangul esimene töölaat koostöös Eesti Töötukassaga. Kohal olid ettevõtted, et pakkuda tööd erivajadustega inimestele. Tööotsijale parema aimduse andmiseks töö sobivusest ja meeldivusest oli rõhk pakutavate tööde kohapeal läbikatsetamisel. 2017. aasta kevadel alustas keskuses tööd uus direktor Gert Valdaru ning alates septembrist tõi keskusesse uutmoodi energiat esimene välisvabatahtlik, kes saabus Bosnia ja Hertsegoviinast. 20. detsembril andis aga president Kersti Kaljulaid aastalõpu intervjuu Postimehele just Astangu keskuse õppeköök elutoas. 2018. aasta kevadel toimus Astangu keskuse algatusel esimene HEVI ehk haridusliku erivajadusega õppijate infomess, kus õppimisvõimalusi oli tutvustamas veel 11 õppeasutust üle Eesti. Samal aastal loodi kutseõppeasutuste spetsialistide ja keskuse õppijate lähedaste võrgustikud, et toetada erivajadustega noori kutseõppes ning suundumisel iseseisvamasse ellu. 2019. aasta juunis toimus Tallinnas üle-euroopaline rehabilitatsioonivaldkonna aastakonverents, mis tõi kokku sotsiaalvaldkonna esindajad 14 riigist üle Euroopa. Aastakonverentsi korraldas Euroopa rehabilitatsiooniplatvorm koostöös Astangu kutserehabilitatsioonikeskusega. Astangu keskuse abikoka eriala õppekava sai sihtasutus Innove poolt läbi viidud kutse- ja kõrghariduse praktikaprotsessi hindamise tulemusel tunnustatud praktikasüsteemi märgise. Seoses kogu maailma räsiva koroonaepideemiaga oli sunnitud ka Astangu keskus 2020. aasta kevadel esimest korda üle minema täielikule distantsõppele. Väljakutsetega tuldi toime, kuid veenduti, et Astangu keskuse õppijatele on sobivam siiski kontaktõpe. Alates 2020. aasta sügisest, mil suur enamus õpilasi oli Eestis distantsõppel, sai Astangu keskus valitsuselt eriloa tavapäraseks õppetegevuseks. Keskus suutis säilitada koroonaepideemias kontaktõppe läbi terve õppeaasta, hoides samas töötajate, õppijate ja klientide tervist. Keskuses toimusid kiirtestimised, kanti maske, tehti tööd hajutatult ning toimus vaktsineerimine. Aastal 2021 sai alguse kutserehabilitatsiooni teenuse disainiprojekt, mille eesmärgiks oli toetada kutsekoolide tugispetsialiste senisest süsteemsemalt nende töös toevajadustega noortega. Samal aastal said kohanemis- ja tööõppekursuste õppijad ja nende vanemad lõpuks kauaoodatud õiguse peretoetustele ja puuetega inimeste sotsiaaltoetustele. 2022. aastal avasime 3 uut kursust. Keelekümbluse kohanemiskursus EDGAR, kaubanduse abitöötaja eriala ja kutsevaliku õppekursuse. Kõik kursused tõestasid oma vajalikkust ja aasta hiljem jätkasime nii EDGARi kui kaubandusabitöötaja kursustega ning avasime 1 kutsevaliku õpperühma asemel 3. Samuti jätkati kutserehabilitatsiooni teenuse disainiga, mille eesmärgiks oli toetada kutsekoolide õppijaid senisest süsteemsemalt. Kutsekoolid alustasidki sügisel valitud õppegruppides nende jaoks disainitud kutserehabilitatsiooni teenuse katsetamisega 7 kutsekooli erinevates õpperühmades, kus õppis kokku 136 noort. Jaanuaris 2023 panime aluse traditsioonile tähistada Astangu keskuse aastapäeva konverentsiga Hoolime, mis tõi kohale 3 ministrit. Eesti peaministri Kaja Kallase, Soome rahvastiku- ja sotsiaalteenuste ministri Krista Kiuru ning Eesti sotsiaalkaitseministri Signe Riisalo. Konverentsi eesmärgiks on tuua samasse inforuumi haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistid, eksperdid ja juhid. Aprillis asus ametisse uus valitsus. Koalitsioonileping nägi ette Astangu keskuse viimist pärast 28 aastat Sotsiaalministeeriumi all Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse. See kõik sai teoks vähem kui 4 kuuga 1. juuliks 2023. Sügisel uuendasime strateegiat, mille kohaselt püüdleme jätkuvalt olla kutserehabilitatsiooni eestvedaja, luues erivajadustega inimestele õpitee aktiivsesse töö- ja ühiskonnaellu. Muutmaks töökeskkonda kaasaegsemaks jõudsid 2024. aastal lõpule energiatõhususe tööd ja valmis teraapiaaiast ja spordialast koosnev väliala.
Tööde käigus uuendati muu hulgas ventilatsioonisüsteeme ja vahetati valgustid energiasäästlikumate vastu. Lisaks sellele paigaldati katusele päikesepaneelid, mis võimaldavad keskusel toota elektrit taastuvenergia allikast. Aasta lõpus toimus eriline kingiturg 10. korda, tuues kohale rekordiliselt 37 kauplejat ja circa 1000 ostlejat. Tänasel päeval saab keskuses õppida 2 erineval õppesuunal, kohanemis- ja kutsevaliku õppe ning töö- ja kutseõppe kursustel. Õpet viiakse läbi tööturu tänaseid ja homseid vajadusi arvestades. See annab õppijale suurema võimaluse pärast lõpetamist leida enda oskustele ja võimetele vastav töö. 30 aasta jooksul on tehtud palju, ent veel rohkem on ootamas ees. Töö käib pidevalt selle nimel, et luua toevajadusega inimesele õpitee aktiivsesse töö- ja ühiskonnaellu ning olla jätkuvalt kutserehabilitatsiooni eestvedaja.